Elena Sherdõntseva on Siberist pärit kõrva-nina-kurguarst. Eestisse tulles sai ta kohe aru, et oluline on õppida eesti keelt ja et arst peab valdama seda väga kõrgel tasemel. Eesti keelt ei õppinud ta siiski vaid eksami pärast, vaid ka selleks, et olla kohaliku elu osa. Oma esimese eesti keele eksami ma suuritasin umbes aasta pärast Eestis elades. See oli B1 tasem. C1 taseme eksamile ta aga kohe ei läinud. Ma paar korda registreerisin ennast ja mõtlesin, et kui aeg juba lähenes, et ma ei ole veel piisavalt selleks valmis. Aga õnneks on võimalus seda aegsasti aega tühistada ja või lükata edasi. Eksam koosneb 2 osas. Esimene osa üpriski mahukas, ei tohi väljuda kabinetist. Kõige raskemaks osutus tema jaoks eksami kuulamise osa. Oli vaja kuulata raadiosaadet või telesaadet ja kõnetempo päris kiire. Ja samas ajas oli vaja siis aru saada võib-olla sellist varjetud mõttes. Elena jaoks lihtsamaks kirjalikuks osaks valmistumisel aitas teda ajalehe Postimees lugemine. Seal vahepeal tulevad mingi statistikaga või mingi andmete analüüsiga seotud artiklid, et saab vaadata, missuguste sõnadega ajakirjanik väljendub ennast. Seda saab endale kas või märkmiku sisse panna või jätta meelde ja kasutada seda eksamil. C1 tasemel kõneleb eesti keelt vilunud keelekasutaja, kes oskab end ladusalt väljendada ja tabab ka peenemaid tähendusvarjundeid. C1 taseme eksam hindab 4 osaoskust: kirjutamist, kuuldumõistmist, loetumõistmist ning rääkimist. Eksam algab 3 tundi ja 15 minutit kestva kirjaliku osaga. Suuline osa kestab 20 minutit. Vähemalt C1 tasemel peavad eesti keelt oskama näiteks ametnikud, sealhulgas politsei, pääste ja vanglaametnikud, ametiasutuste juhid ja tippspetsialistid, samuti õppeasutuste juhid, nende asetäitjad ja õppejuhid, eesti keele ja eesti keeles õpetatavate ainete õpetajad või õppejõud, arstid, õigustöötajad, näiteks vandeadvokaadid, notarid, prokurörid, kohtunikud. Soovitan ikkagi seda ära teha oma teadmiste kontrollimiseks ja see on tõesti tasuta. Kui sa oled seda teinud, siis see on väga tore, siis sa rõõmustad enda eest, et sa oled tubli.